Kallis kuulaja või vaataja või siis mõlemad korraga, taas on eetris saade Ankrusajas. Meie oleme sellises ajas, et kuupäev on praegu minu meelest 13. mai 2025. aastal. Päike on kõrgelt taevas ja üle hulga aja jälle esimene selline mõnusam soojem kevadilm, siin 14, 15, isegi 17 kraadi ja võib-olla meie kuulajad saavad ka juba taustahäältest aru. Praegu päris vaikne, ei saa aru midagi. Et tegevuskoht, kus mikrofon avatud on Luun ja sadam. Ja me oleme ühe väikese majalaeva peal, mille nime me kohe küsime, aga kõigepealt me saame teada ka, kes on meie vestluskaaslane. See on Lenno Tobreluts. Tere, Lenno! Tere, Kaute! Oled Luun ja sadama kapten. Jah. See on juba mitu aastat päris. Jah, kui ma nüüd meenutan, siis see on just vist juba 3. aasta, et sadamas nii-öelda sadamakaptenina tööd teha, aga sadama juhatuses olen olnud juba 5. aasta, et eelmine kapten läks ära ja siis valiti mind siia, ja hetkeseisuga teen oma tööd siin rõõmuga ja sadam on täis müüdud tõenäoliselt, järelikult on head tööd tehtud. No on küll, siin on ju väga vägev ja laienemise ruumi on ka. Teatud 3 aastat tagasi, ega sa siis ju 3 aastat tagasi näinud seda Luun ja sadamat esimest korda, et räägi oma taustast ka natukene, et lähemad inimesed kindlasti teavad, et aga mis paiga mehi sa oled üldse? Tegelikult olen Põlvamaa mees, et Valgervel sündinud, 3-aastasest saadik olen nüüd siis nii-öelda tulin Tartusse, Kõrvekülla. Ema-isa olid kolhoosis peaagronoom, ema peaökonomist ja ma ise arvasin, et minust nii-öelda kasvab välja põllumees, sest maast madalast sai isaga nii-öelda põldudele käidud ja põllud nagu tõmbasid ja see agronoomia ka tõmbas, aga kuidagi aeg läks edasi, siis tuli teine Eesti Vabariik ja siis ma nägin, et kui raske selles põllumajanduses on ikkagi olla ja pigem hakkasin müügimeheks. Valmistas siin nähtavasti natukene ette inimestega suhtlemise kaudu siis mu tulevaseks sadamakapteni tööks. Jah, et tegelikult nagu vee vastu huvi on olnud juba maast madalast, et kuna seal Valgerves nii-öelda sündisime ja oma lapsepõlve seal veetsime, et järv oli seal samas lähedal ja kalapüügipisik oli suur seal ja eks neid paate sai ka seal vaadatud ja sai keelt limpsitud, et esimene oma paat oli siis milline? Kui aus olla, siis esimene oma paat oli Vene paat tiibadega Kazanka 2 ja Veterok 8 hobujõudu mootor. See oli esimene oma paat. Ja kuna siis oli aega rohkem, siis ma tundsin sellest paadist tegelikult päris palju rõõmu, et järgmine paat oli juba Progress 4, juba 30-se Vene vihri mootoriga, elektronstarteriga ja siis ma sain juba aru, et mind kuidagi moodi see vesi tõmbab ja see veel olemine, see on kuidagi nagu teistmoodi, et see vaikus ja veevulin ja kalapüük ja nii see läks, ütleme nii siis. No nii, ja siis jutuga nüüd jõuame Luun ja sadamasse, et see oli sul kaugelt enne seda 3 aastat ju tuntud koht juba, tuttav koht. Vahepeal sai siis kool lõpetatud, siis sai müügimeheametit peetud ja siis hobikorras sai hakatud nii-öelda oma paate siin nokitsema, nokitsesin ühe paadi valmis, nokitsesin teise paadi valmis, tahtsin jälle paremat, müüsin maha selle ja siis nii ta läks ja lõpuks ma sain aru, et sellest hobist on kasvanud väike äri ja siis lõpuks ma sain ise ka aru, et ma peaks ikkagi töötama endale ja et ma pean selle müügimeheameti nii-öelda, ma enne müüsin siis tubakat, olin tubaka müügimees. Isegi jah? Ja, kuigi ma pole iial ise suitsu teinud. Sa siis klientidele rääkisid, et väga hea tubakas on. No jah, et eks see müügimehe töö ongi kliendile selgeks teha, et kui hea see toode on ja nii edasi, ja nii ta läkski, et lõpuks sain aru, et tuleb ikkagi oma asja teha ja hakkasin oma asja ajama ja seisuga ei kahetse ja ma võin aastatega eksida siin, aga ma arvan, et see oli kuskil 20 või 21 aastat tagasi. Ettevõtte vanus peaks olema meil kas 15 aastat vana või
ja ettevõte on sul ju nimega Boat Service OÜ. Et seal saavad siis inimesed mootorid parandada ja osta sinu kaudu ja paate ka parandada. Just, et me oleme, ma arvan, siin Lõuna-Eestis ainukene ettevõte, kes pakub kliendile nagu täisteenuse. Ja see täisteenus tähendab siis seda, et ta tuleb oma laeva või aluse või paadiga siis Luunja sadamasse. Enamustel suure paadi või kaatrimeestel ei ole oma kärusi, treilereid, et siis me võtame ta Luunja sadamast välja, konserveerime, peseme, nii-öelda talve säilitame, meil on oma talvesäilitusruumid, 1500 ruutu, ja siis teeme remonttööd vastavalt sellele, mida klient vajab ja kevadel siis poleerime ja paneme selle paadi uuesti sisse ja nii see meie tsükkel käib, et tööd on kõvasti ja klientide puudust ei ole, et me naeramegi, et kui siin konkurendid teevad väga palju igasuguseid Facebooki reklaame ja raadioreklaame ja igasuguseid reklaame, siis ma olen nagu selline vanakooli kuju, et mul ei ole ei visiitkaarti, ei kodulehte, ei mitte midagi, et ma leian seda, et hea töömehe ja hea teenuse leiab iga inimene ülesse ja seda ei ole vaja reklaamida. See on meie moto. Ja siin praegu võib-olla ehk mõni hea kuulaja kahtlustab, et see ongi puhtalt reklaamintervjuu, aga ma pean ütlema, et ma olen hüvesid vastu võtnud sinu käest. Mul on siin natukene seisnud Coca-Colat. Abiks kindlasti seegi. Aga ütlesid, et ei olegi ettevõttel kodulehekülge. See vist tundub mulle küll on üks, kas just ainukene, aga üks, ütleme, väheseid ettevõtteid praegusel ajal, kellel kodulehte polegi. Võib-olla tõesti jah, et kuna me oleme nii kaua turul ka olnud, et meie kliendipagas on juba päris suur, et ja kuna toimetame kahekesi, siis tegelikult reaalselt me ei jõuagi rohkem tööd teha. Aga kui nüüd räägime sellest sadamast. 3 aastat, siin on nüüd suured arengud tegelikult vahepeal toimunud, et kes Luunja sadamat ja neid inimesi, kes väga hästi teavad, on rõõmustavalt suur hulk. Ja nagu öö ja päev. Et praegu on sadam on ju valla oma kenasti. Jah, sadam on Luunja valla allasutus, mittetulundusühing, sihtasutus Luunja Jõesadam ja ta on valla ettevõte ja kuulub siis 100% vallale. Ja Lenno, sina tulid, siis oli siin kohti kui palju umbes? Kui mina tulin, siis oli siin kohti 38. Peale seda, kui me toimetama hakkasime, siis meil on väga hea projektikirjutaja, meil ka Luunja valla volikogu esinaine proua Kaire Vahejõe ja temaga siis hakkasime kohe projekte kirjutama ja meil on vallas tublid inimesed, kes aitasid ja viisid kogu seda protsessi läbi ja me oleme saanud päris palju ka Euroopa toetusi siin. Ma ei hakkaks praegu nendest toetustest siin väga pikalt rääkima neid meetmeid, aga hetkeseisuga meil on 90 kai kohta, 8 külaliskohta, meil on tankla ja 24-meetrine betoonkai, kust me võtame siis suuri laevu vastu. Nii, ja tegelikult on ju sadamaid tuleb, Kastere sadam alustab nüüd sel hooajal. Et seal on ka, ma ei ole nüüd uurinud, aga kas seal on ka vist kõik kohad juba läinud? Jah, et konkurents on alati teretulnud ja tegelikult kui ma suhtlen kogu nende Lõuna-Eesti sadamakaptenitega ja päris tihti, et tunnen neid nii-öelda isiklikult, et hetkeseisuga ongi niimoodi, et kahjuks on turul nõudlus suurem kui pakkumine, et paate on tegelikult rohkem ja hetkeseisuga olekski vaja juurde sadamakohti. Ja uus nüüd Kastre sadam, ta vist on õige nimega Jõeääre sadam, et seal on 24 kohta minu teada, aga kuna alles see sadam valmis sai, et minu arust on seal pooled kohad veel saadaval, et kõik, kes seda saadet kuulata, et siis teeme ka Kastrele väikse reklaami. Seda küll, aga nüüd Luunja enda sellised kasvuplaanid on ka, et välu on tegelikult üsna suur siin. See luha peal, kus hobused käivad vaikselt maiustamas, et see on ka selline potentsiaalne laienemise koht, et saab teha umbes 100 kohta jälle juurde, aga kõik see võtab kõvasti vahendeid. Just nimelt, et praegu me maadleme sadamakapteni tööruumidega ja renoveerime siis vana sepikoda,
mis on siin sadama juures, ja Sepikoja juurde tuleb veel selline, kus on 4-5 WC-d, inva WC, duširuumid ja siis suur selline talveaed ja suure terrassiga, et selle aasta plaanid on ikkagi need ja sügisel saame valmis selle ja juba mõtleme järgmiseks aastaks või ülejärgmiseks aastaks ikkagi uusi kohti ka juurde, et ma arvan, et Luunjasse selline 100 kohta oleks veel lisa vaja, et ja arvad, et jagub kindlasti ja need läheksid välja ka nagu soojad saiad kohe? Ma usun küll, et hetkeseisuga on ikkagi meil selline väike järjekord taga, et klientidele meeldib see sadam ja ma usun, et nad on rõõmsad siin ja et eks me nüüd üritame selle nimel, et teeme kohti juurde, et aga räägime sellest, me oleme ühe aluse peal ja kuidas tema nimi on? Kui aus olla, siis seda nime hetkel ei olegi, sellepärast et meil käib praegu selle aluse registreerimine alles ja me pole selle aluse nime nüüd välja mõelnud, aga see on meil siis teine parvsaun, mis me ise oma kätega oleme ehitanud, et esimese ehitasime 6 aastat tagasi. Oli selline plaan, et sõpradega hea saunas käia ja mööda jõge sellise parvmajaga sõita ja kuna kõigile see idee meeldis, siis müüsime siis vana parve maha, kuna ta amortiseerus ära juba ja siis ehitasime uue ja parema ja uhkema, et ja hetkel käibki see arvele võtmine, nii-öelda registreerimine siis. Et see peaks ju, kaua see siis aega võtab, et registreerid ära või ülevaataja tuleb ja korralik ülevaatus tehakse, et kõik on ohutu ja nõuetele vastab. Jah, paraku ma pean ütlema seda, et ei tahaks siin kellegile ametnikele tuhka pähe raputada, aga võin praegu julgelt öelda, et meie oma parvmajaga oleme siis registreerimisprotsess on meil käinud 1 aasta ja me ei ole seda veel siiamaani arvele saanud, kahjuks. Ja seal on peamised põhjused on puudujäägid on siis millised, ta kenasti ma olen näinud, et see sõidab, praegu on kõik väga akuraatselt ja korralikult ehitatud konstruktsioonid, kogu siseviimistlus, mootorid, juhtimissüsteem, elektrisüsteem, kõik on korras, et puudused on siis peamiselt millised? Tegelikult on puudused puhtalt paberimajandus, et kui te lähete täna poodi ja ostate tolmuimeja, siis te saate tolmuimejaga kaasa sellise suure paksu sentimeetri paksuse brosüüri, seal on siis täpselt kasutusjuhend mitmes keeles, et kuidas te kasutate seda ja nüüd peame meie ka nii-öelda välja mõtlema selle kasutusjuhendi siia, see on meil praktiliselt valmis juba, see 20-30 leheküljeline tuleb, et kuidas siis seda parve õieti kasutada, kuna siin on CE-märgis peal, siis me võime seda parve ka kunagi müüa nii-öelda välisriiki ja siis peab olema ka see kasutusjuhend ingliskeelne, et siis me peame tõlke siia võtma ja tegelikult ma võiks hommikuni rääkida, mis protsesse me peame tegema, et täna ühte alust arvele võtta. Ehk siis kuulajad, ma ütleks täna teile, et see on väga pikk protsess, et kindlasti mõelge teha see aluse peale, et ametnikud täna ei taha, et oma valmistatud aluseid jõe peale tuleks. Et see ongi see, et see mure on ainult siis tõesti, kui sa ise oled midagi teinud, et kui sa ostad tehase poolt toodud asja, millel on märgistused olemas, siis käib kõik ju väga libedalt. Just, et aga paraku sellist asja kahjuks me siin telepilte ei näe, aga sellist asja nagu tehas ei pakugi ja kui pakub, siis on see sellise meeletu hinnaga, et seda lihtsalt ei suuda osta vähemalt meie. No jah, kui natukene sirvida, siis umbes sellist värki, masti, majalaevade Soomest neid ju saaks ju tuua tehase poolt, nad ikkagi pealt 100 000 hakkavad kindlasti, ütleme, uute puhul ja lähevad siis muidugi väga, väga kaugele ära juba. Jah, nii see on, et mõned on siin praegu müügis ka, et julgelt 100+, et ja sinul läks selle tegemise peale rõõmsalt töötunde kõvasti ja vaat neid töötunde tõesti, me ehitasime seda 4 ehitasime seda ja
neid töötundi ei ole ära lugenudki, et see oli väga-väga palju, aga selle meie parvmaja, ma ei ütle nüüd eelis, vaid meie mõte ja moto oli see, et me ei tee siin mitte midagi puidust. Ainuke puitasi, mis meil see parvmajal on saunalava. Et kogu aluskonstruktsioon on alumiiniumist, seinad on sandwich paneelidest ja katus on ka alumiiniumist. Midagi võib-olla sisedetailis ma siin näen nagu... Jah, sisedetailis siin tagumine sein on ka kerged lipid, aga muidu meie mõte on ikkagi see, et oleks võimalikult kaua kestev, peaaegu igavene. Ma arvan, et ta peabki olema, sest registreerimisprotsess on nii pikk, et laev peab vastu pidama selle aja. Kaua tehtud kaunike, ütleks nii siis. Eks selle paberimajandusega on inimesed, kes ise oma kätega midagi teevad või peaga ükskõik millises valdkonnas üle terve riigi ju mõneti kimpus olnud. Kui me nüüd räägime sellest, milline liikluspilt Emajõe peal valitsemas on ja sellest, et laevad ei mahu sadamatesse ära, siis tähendab seda, et ühest küljest on ju väga rõõmustav see, et inimesed on tee jõe peale, järvede peale ju leidnud. Ja tasapisi käib vist kultuuri areng väikeste sammudega ka positiivsema poole suunas. Jaa, seda on kindlasti rõõm näha, et kui meil siin Luunja sadamas on ka nii-öelda slipi tõkkeputasu, et siis ma näen palju tegelikult käib meil külalisi ja neid külalisi käib ikkagi päris palju, need on siis nii-öelda treilerdatavad paadid. Pluss siis jõepaadid, mis seisavad sadamates, et siin nädalavahetusel on ikkagi meil slipil on ikkagi järjekord taga. Inimesed on leidnud tee veele ja seda on nagu rõõm näha, et kui arvatakse, et eestlane on vaene, siis ma pigem ütleks, et kindlasti mitte, et inimesed, ma ütleks niimoodi võib-olla, et peale seda koroonat siis inimesed leidsid ka tee nii-öelda oma riigis puhkamiseks ja paatidega sõitmiseks, et peale koroonat minu arust läks kõik nagu kuidagi üles mäge, et ja paadimehi tuli aina juurde ja tuleb juurde siiamaani, et ma neid numbreid täpselt tea, palju neid on registreeritud, aga minu arust on see täiesti tõusev trend kogu aeg. Igal pool, kus inimene on ja kõnnib või ujub või kuhu ta ilmub, sinna tuleb ikkagi prügi. Selle prügimajandusega on meil üle terve riigi ju naljalugusid väga palju. Võib-olla terendab meil kopsakas prügitrahv üleriigiline. Seda kõike ei olegi mõtet ümber rääkida, inimesed ise teavad. Emajõe kaptenite klubi on üks selline tore seltskond, kes tegeleb siis ka jõe puhastamisega. Tegelikult on peaalgataja on Luunja vabatahtlik jõe ja järvepääste, mille asutaja ma ka olen ja olen ka siis Emajõe kaptenite klubi liige. Nii-öelda meil on selline sõpruskond ja 5 aastat tagasi 1. mai siis oli see üleriigiline teeme ära ja siis me mõtlesime, et kuna kõik on koristanud nii-öelda maismaad, et siis me hakkaks koristama jõge. Ja sellest saigi nii-öelda alguse 5 aastat tagasi see jõe koristus ja nüüd me oleme seda teinud iga aasta siis 2 korda, nii kevadel kui sügisel ja esimesed aastad see pilt oli ikkagi õõvastav. Me tõime 1. aasta veest välja kuskil 4 tonni prügi. Ja mitme aluse või suure hulga inimeste peale see oli siis? Meid on pundis kuskil 25 inimest ja kuskil 5-6 paatkonda, et need paadid olid siis puupüsti prügi täis ja ma täpsustan seda piirkonda nüüd, et see piirkond oli siis Ihaste sillast kuni looduskaitsemajani ehk siis Kantsi-Kõrtsini, nii Luunja pool kui ka Kastre pool, et sellise piirkonna pealt siis saime nii palju prügi. Ja iga aastaga on see nagu tegelikult natukene paremaks läinud, aga see aasta nüüd just 2 nädalat tagasi lõpetasime prügitalgud ja saime 1,85 tonni prügi pluss traktorirehvid, autorehvid ja rehve oli ka kuskil 900 kilo jagu. Ja need rehvid, kuidas nüüd tundub, annab pärit mõne sadama rajatise küljest, laeva küljest või nad ikkagi on lihtsalt tulnud traktori küljest ja on otse jõkke läinud siis? Ma arvan küll jah, et kuna siin Emajõgi ikkagi ujutab ennast
mõni kevad päris hästi, et lihtsalt põllu peal seal traktoril on see rehv puru läinud ja sinna ta jäänud, sest 60% rehvidest olid koos velgedega ja sinna ta jäi ja vesi on ta kuidagi kandnud siia jõe peale või siis mõni on lihtsalt selle rehvi sinna jõkke viskanud, et kuidagimoodi nad on igal juhul siia saanud ja see aasta tuli esimene aasta, kui me oleme kaardistanud seda jõge ja kui me niisama oleme seda prügi korjanud prügikottidesse, siis me nägime, et need suured traktorirehvid, külmkapid, igasugused mingisugused kosud on nii-öelda jõe ääres, me ei suutnud neid käsitsi liigutada. Siis me tegime jälle nii-öelda sellise laeva ehitasime, spetsiaallaeva, millel on peal kraana. Ja see kraanaga laev sõidab siis selle rehvi või selle kosu juurde, mis me sealt siis veest välja võtame ja kraanaga tõstame ta siis peale. Ja see aasta oligi nagu põhirõhk oligi nendel rasketel asjadel. Need, mis on nagu nii mõni aasta juba silma jäänud ja lihtsalt ei ole ära saanud tuua. Just, et me kaardistasime ära ja hetke mõte on nüüd selline, et me ikkagi see aasta sõidame kogu Emajõe läbi. Hakkame praegalt pihta ja lõpetame siis Jõesuus ja üritame selle prügilaevaga nii-öelda kõik, mida me näeme visuaalis ja mida me kätte saame, nii-öelda ära tuua sadamasse. Räägime sellest prügilaevast ka, kust tema pärit on, jälle iseenda ehitatud või on tehas oma, et ei ole sarnaseid muresid? Õnneks sarnaseid mures ei ole, et muidu me ei oleks hakannudki seda projekti vedama, et see on olnud vanasti Saimaa järvistul olnud nii-öelda selline pargaslaev, millel on alla lastav aparell ja siis me renoveerisime selle ära, et me panime sinna kraana peale, panime teise mootori peale, panime generaatori sinna peale, panime tuletõrjepumba sinna peale, et seesama nimi on nagu prügilaev, aga ta on tegelikult selline mitmeotstarbeline laev, et kui mõni paat tupub kuskil ära, kus ei saa autoga või maatehnikaga ligi, et siis me lihtsalt sõidame selle oma laevaga selle uppunud paadi juurde, me tõstame ta kraanaga veest välja ja paneme pumbad sisse, ehk siis ta pigem ma ütleks, et ta ei ole ainult prügilaev, vaid ta on ka selline multifunktsionaalne päästelaev, kus on tuletõrjepump peal ja loomulikult ka reostustõrjevahendid. Et meil on poomid seal peal ja et me saame nii-öelda täisteenust pakkuda. Selliseid asju tuleb ju ikkagi, kes teeb, sellel juhtub, et aasta jooksul mitu laeva siis niimoodi jõepõhja võib minna, et sellest ju kogukond ikkagi räägib ka. Eelmine aasta me pääsime 2 alust ära, aga keskelt läbi on aastas ikkagi 4-5 alust, mis me peame nii-öelda jõepõhjast välja tooma. Eelkõige need alused on kindlustatud ja kindlustus siis nii-öelda katab kõik kulud, et me selle paadi või aluse või kaatri kätte saame siis. Tavaliselt on inimese enda jutumärkides leidlikkus olnud see, mis selleni viib või on tehnilised mured ja ootamatud külalised, need krokodillid, kes nagu ka paadimehi varitsevad, kas on palgid või mõni muu selline praht, mis ema ja sujub selles süüdi. Tegelikult on ikkagi niimoodi, et kui on ikkagi kindlustustöö, kui me selle laeva või aluse välja nii-öelda veest võtame ja siis menetlema hakkame, et kus see vesi siis sisse tuli, siis üldjuhul on ikkagi see asi, et inimene, kapten on siis kuhugile selle alusega otsa sõitnud, kas kivi otsa või on ise ta selle nii-öelda kahjustuse teinud, et niisama naljalt ei upu ükski alus ära, et võib-olla lahtised alused, kus ei ole pilsipumpa peal, et kindlasti kui teil on lahtine paat, mis kogub sademeid taevast, siis tasub sinna panna nii-öelda automaatpilsipump peale ja seda kontrollimas käia vähemalt nädalas korra, et muidu võib tõesti sama asi juhtuda, et ta läheb põhjadel. Jah, liiguskultuurist servapidi räägime ka, et eks see ju paraneb ka. Lenno, sina ju ka igapäevase vee peal sõitjana kas tuleb järjest sagedamini või järjest harvemini ette, et sa pead kellelegi näitama niimoodi näpuga oimukoha peale, et millega tegeled? Tegelikult ma pean ütlema, et see kultuur ei ole kõige hullem, aga kuna ma olen ise ka Kalevi jahtklubis nii-öelda instruktor ja sõidukoolitaja,
noh, ütleme siis ma näen tegelikult, kui vajalik on inimestele see sõidu koolitamine ja lainekeluvööndid on minu arust täna nagu kõige suuremad probleemid, et inimene tegelikult, kui ta sõidab lainekeluvööndis vaikselt, aga noh, paadimehed teavad, mis asi on glisseerimine ja mis asi on kündmine, siis tegelikult ta võib-olla oleneb paadist ja alusest, et ta tegelikult teab, et siin on lainekeluvöönd, aga ta tegelikult künnab sellest lainekeluvööndist läbi, et taga on selline poolemeetrine või lausa meetrine laine ja ta on ise maru rahul, et ta ei saagi ise nagu arugi, et ta tegelikult teeb kurja kallastele ja teistele paatidele, mis seal nii-öelda sadamas on, et võib-olla see on nagu kõige kehvem asi, mida ma nagu näen, pluss siis muidugi meremärgid. Selle rohelise punase meremärgi, mis Emajõe peal on, selle jätab igaüks meelde, aga kui ta jõuab Peipsi peale või merele, et siis on asi teine juba, et ehk siis inimesed võib-olla peaksid rohkem ikkagi nende märkidele nii-öelda mõtlema ja selgeks tegema endale selle. Nojah, et võib-olla nüüd jutt läheb natukene selliseks viibutamiseks näpuga või tänitamiseks, aga vee peal kahjuks on igasugused, eksimised on teinekord keeruliste tagajärgedega. Ma mõtlen seda, et kui inimesel on korralik selline kaater või ütleme suurema mootoriga laev või suurem alus, mis teeb ka sellist, ütleme, kuni meetrist ahterilainet, et siis tal peavad ju olema tegelikult ju ka väikelaevajuhi load, et sellega üldse sõita tohiks, aga koolis on ju kõike seda ju räägitud või on siis vähe räägitud? Noh, jah, see on nii ja naa, et tänane seadus ütleb seda, et kui sa sõidad ju 30 hobujõulise mootoriga ja ta on sul 24 meetrit pikk, et siis sul ei peagi olema väikelaeva juhi lube, on ju, et sa võid sellega sõita ju siis päikese tõusust päikese loojanguni ja minule tundub see nagu absurd, on ju, et seda seadust peaks ikkagi natukene muutma, et suurel laeval või alusel siis, kui ma ütlesin kuni 24 meetrit, eks, et seal on juba tuulepuri nii suur, et see on praktiliselt juhitamatu. Aga kui nüüd rääkida nii-öelda nendest kündjatest ja suure paadi lainetest, jah, et ma ütleks nagu ise sellise lause, et kuna mul on endal igasuguseid mitmeid aluseid, et mul on samamoodi suur paat kahemootoriline, siis on mul nii-öelda sportpaat, mis sõidab seal 110 pluss kilomeetrit tunnis, on ju, et siis on väike kalapaat, siis on merepäästeriib, et nad on kõik erinevad alused tegelikult ja nendega on kõigi erinevad nagu sõita, aga ma peaks ütlema seda asja, et kui inimesed laevatavad siis nii-öelda laevatataval veeteel siis, ehk siis mis meil siin me räägime sisevetes siis, mis meil on Võrtsjärv, Emajõgi, Peipsi, eks, siis siin kehtib meresõiduseadus ja tegelikult peaks nagu nii-öelda nendest reeglitest kinni pidama. Et kui sa oled aeglasem alus, siis võiks anda suuremale natukene teed ja võib-olla mõnikord ongi siin, ma olen näinud ja kuulnud nagu, et sellised suurema paadimehed ja väiksema paadimehed on natukene käed ristanud, et siis ma ütleks võib-olla väikse paadi meestele niimoodi, et kui te sõidate, võtke see hoog siis täiesti maha, et siis võtab ka suur paat selle hoo maha ja sõidab teist nii-öelda mööda, aga kui te sõidate selline 10-15 kilomeetrit tunnis ikkagi edasi, siis suur paat, kui tahab teist mööduda ja ta võtab hoo maha, siis tema peab teist, kui ta 10-15 kilomeetrit tunnis teie sõidate, siis tema peab sõitma kuskil 20 kilomeetrit tunnis ja selle 20 kilomeetri tunni kiirusega on meeletu laine ahtris. Ehk siis pigem oleks lihtsam, kui ta sõidaks sealt juba täisgaasiga teist mööda, ta teeks väiksema laine. Tegelikult on niimoodi, et mina leian seda, et me peame siia Emajõe peale kõik ära mahtuma. Nii kalamehed, purjetajad, väikse paadimehed, kaatrimehed, et me peame kõik siia ära mahtuma, kuigi see jõgi on kitsas, 2-30 meetrit lai, eks, et aga kõigile peab siin olema ruumi. Ja võib-olla, mis ma olen näinud, nagu kõige suurem mure on tegelikult ankurdamine. Et kui inimesed ikkagi oma väikese paadiga ankurdavad ennast ahtrist,
siis tekib oht, et kindlasti, kes seda saadet kuulavad, et kui te olete kuskil kalal, siis ankurdage palun oma aluse vöörist. Ja mida pikem see ankruliin on, seda pehmem nii-öelda teil laine peal hõljuda on, et jah, ma pigem ütleks võib-olla selle koolitusega on ka see, et ma võin täpselt nende tundidega eksida, et aga kui teooriatunde on meil seal kuskil 90, siis kaatripraktikat on 4 tundi ja purjepraktikat on teine 4 tundi, et pigem võiks olla seda praktikat inimesele rohkem. Ja selle 4 tunniga tegelikult inimene ei õpi normaalselt alusega sõitma. Et ta näeb seda suht vähe, et tegelikult elu õpetab teda pärast ise, kui ta oma aluse ostab ja kõik need randumised ja nii-öelda teise paadile põkkumised, et kui ta selle ära kriimustab enda paadi, siis ta saab aru juba, et see maksab raha, see korda tegemine, et järgmine kord on ta nii-öelda targem ja ta paneb sinna juba kaivendrid vahele, et see alus nii-öelda ära ei kriibuliseks ei lähe. Nüüd, kui räägime Emajõest veel, et mingisugune asi peab ju olema, et inimesed siia tulevad, et sa ise oled ka tõenäoliselt, ma kahtlustan, et Emajõega nüüd seotud päris elu lõpuni välja. Näed sa vaimusilmas ette, et ühel hetkel sa ikkagi pakid kõik oma asjad kokku ja lähed tõesti Põlvamaale ja oma esiisade maadele põldu kündma? Ei, kindlasti mitte, et ma olen oma hingerahu leidnud ja see vesi kuidagi tõmbab väga palju ja mulle millegipärast meeldib siin Emajõe peal, et käin ka purjetamas iga aasta kuskil kaugemates piirkondades, aga see on jälle teine, et ikkagi lõpuks ikkagi koduigatsus on suur ja alati tahad siia tagasi tulla, et millegipärast see Emajõgi tõmbab. Kummaline jõud on, vaata, ta on ju paarkümmend meetrit lai ja selline, no ikkagi suurte vetega võrreldes mitte midagi. Jah, mu sõbrad tuttavad, kes on Pärnust, Tallinnast, kõik, kes siin käivad, nad ütlevad, et see on võrratu loodus, et kui nemad peavad merele minnes ikkagi ilma valima, siis Emajõe peal saab sõita iga ilmaga. Ja see loodus vaheldub kogu aeg ja tahaks veel öelda seda, et kui osad siin räägivad, et oi, et siin ei ole mitte kuskil sõita, et Emajõgi on 100 kilomeetrit ja Võrtsu natukene ja Peipsit natuke, siis tegelikult on nagu täiesti vale jutt, et sellise 6-7 meetrise alusega on siin võimalik sõita 500-600 kilomeetrit, ja see on kindlasti üks selline nädal aega trippida, et kui me alustame siis Väikse Emajõe pealt Grete motellist ja lõpetame siis Värskas või lõpetame üldse nii-öelda Narva veehoidla peal, siis sõita on siin sisevetel väga-väga palju. Et ütlekski selle kohta niimoodi, et ennem käige ära Nuustakul, siis avastage merd. Ja tead, see sisevete üldkilometraaž on muljetavaldavalt pikk, et samas sellist taristut, kui palju meil selliste turisti jaoks on, et kui ta sõidab nüüd, ütleme 4-5 tundi päevas, et siis ta tahaks ju vahepeal nagu maha tulla, et kuidas meil on arenenud see turismivõrgustik ümber selle veetee, et seal ja kui palju üldse ka meie enda kodumaa inimesed teavad, et selline väärtus olemas on, et näiteks Ibulateed ju teatakse väga hästi, see Peipsi ääres, see on väga tore, aga et mingi selline veetee on kohe pikast sõllast tulema ja või isegi veel kaugemalt ju tegelikult. Jälle, kui räägime sellisest 6-7 meetrisest alusest, siis tegelikult Grete motellist Väikse Emajõe pealt on võimalik tulema hakata, jõuame Pikassilda välja, Pikassillast sõidame Tondisaarele, Tondisaarelt sõidame mööda Õhne jõge Suisleppa, sealt tagasi käime kõik Võrtsu sadamad läbi, jõuame Jõesuhu, siis hakkab meil Suur Emajõgi, mööda seda Emajõge saame sõita vabalt ka Elvajõe peale, saame Ulilas käia ja siis alumine vesingond nii-öelda Ahjajõgi, Koosajõgi, vabalt saab sellise 6-7 meetrise alusega sõita Ahjajõe pealt kuni Lääniste sillani, seal on suured kivid, tegelikult saab ka sealt edasi sõita, aga algajal ei soovita, et sõitmist on meil tegelikult palju, et avastada on siin päris palju.
kui oled reisijaid vedanud, mida inimesed ütlevad, et need just, ma mõtlen, kes varem ei ole Emajõe peale sattunud, et eks nad jagunevad kaheks, et ühed tõesti ei ole neil ehk silma selle peale, ei ole üldse hullu, aga ma usun, et suurem osa on ikkagi positiivselt ju üllatunud olnud ka. Ja kõigile väga meeldib siin, et kõik, kes käivad Emajõe peal, ütlevad, et võrratu ja võib-olla seal veel, kes on kalamehed ja ma olen ka käinud väga-väga tihti nii-öelda gruppidega kalaretkedel, et kui me sinna alla Emajõe Suursoosse sõidame, lähme sinna Kalli järve peale, kus on mõnus selline soovesi, püüame sealt musti ahvenaid, mis on nii-öelda sooveest läbi imbunud ja hoopis teist värvi kui Peipsi ahven või Emajõe ahven, siis ikkagi läheb kalameestele ka nägu naerule, et ka sellised olendid elavad meie vetes. Lenno Tobreluts, Luunja sadama kapten, soovin sulle edu ja jõudu ja kui ma järgmine aasta tuleksin siia laeva peale, et siis sul oleks registreerimisprotsess juba lõppenud ja sa saaksid inimesi rõõmustada oma laevaga. No ma usun küll, et me ikkagi 2 aastaga suudame selle aluse ilusti arvele võtta. Kui kaua ehitasite? Me ehitasime ka teda tegelikult 2 aastat. No vist ongi seadus, et 2 aastat ehitad, siis registreerid ka 2 aastat. Ma pean uurima, mul on tunne, selline on. Eks ta praegu niimoodi tundub jah, et ainult üks pilk aknast välja, seda loodust, mis on ka siin Luunja sadama akvatooriumi ümbrusest, teeb jällegi mõnusalt meele heaks, et meie saade Ankrus ajas, olime siis ankru välja visanud siin Luunja sadamas ja seda siis 13. mail ja Lenno Tobrelutsuga juttu tegime, et kui on huvi, siis kuulake meie järgmisi jagusid ka ja meie joome siis oma liisunud Coca-Cola lõpuni ja tegelikult siis vaatame natukene siin mugavas toolis mingit saat loodust ka. Aga aitäh kutsumast, Kaute!